Ja head sõbrad, meil on selja taha jäänud 4 tundi väga elavat arutelu. Ja selle arutelu käigus kerkis esile nii mõnigi väga oluline mõte, millel kindlasti on meie tuleviku jaoks tähendus. Ja nüüd on saabunud siis hetk teha kokkuvõtteid meie tänasest päevast. Ja selleks ma annaksin nüüd mikrofoni edasi Tunnele. Ole hea, Tunne. Aitäh tulemast. See on väga suur saavutus, et olete üle 4 tunni vastu pidanud siin. Ja suur tänu kõigile esinejatele. Atšulabai. Lämpimad kiitokset, большое спасибо. Ja kõigile Eesti esinejatele. Meie aeg on üle, ma arvan, ja meid hakatakse varsti välja tõstma siit. Aga me seisame oma väärtuste eest ja me ei lase seda teha, kui seda jõuga püütakse. Siin oli võib-olla minu jaoks üks põhilisi probleeme on demokraatia pealispinnastumine. See tähendab see, mida tõsteti viimases paneelis samuti, mis on vabadus. Vabadus negatiivses mõttes, vabadus positiivses mõttes. Erich Fromm teatavasti kirjutas 1941 oma kuulsa teose Põgenemine vabadusest. Ja tema seletas tänapäeva demokraatia kriisi just sellega, et nii nagu Tammsaare tegi seda aastal 1933, et asi pole mitte Tammsaare järgi mitte demokraatia kriisis, vaid selles, et õiget demokraatiat meil veel ei ole. Me räägime demokraatia terminites, aga mõtleme nagu isevalitsejad. Me oleme harjunud sellega, et isevalitseja istub Peterburis, isevalitseja istub Toompeal, isevalitseja istub mõisas ja me käitume vastavalt sellele. Ja kui me saame ise otsa peale, siis järgime seda traditsiooni, ajame oma isiklikke või kitsaid huve, aga kasutame rohkesti demokraatia loosungeid. Ja see pole ju demokraatia, sest Tammsaare järgi demokraatia tähendab ainult ühte, väga rasket tööd ja vastutust. Ilma vastutuseta ja ka ilma pikaajalise demokraatliku kultuurita me ei saa rääkida demokraatiast. Ja ma usun, et suurem osa Euroopa häda, millel on allunud ka vanad Euroopa riigid, on see, et meie demokraatia on pealispinnastunud. Ja see taotleb ainult seda põhiliselt vabadust millestki, kõigest ebamugavast, aga lahtiseks küsimus vabadus millekski. Sest vabadus elatustaset tõsta ja sotsiaalset heaolu nautida, see on mingil määral lühiajaline ja ta liitub nende pinnapealsete vabadustega. Jah, paarkümmend aastat sai sellega edasi minekut ja Euroopa Liidu olemasolu päris hästi põhjendada. Aga siis tuli 2007-2008 äkiline finants- ja majanduskriis ja muide ükski majandusteooria pole kunagi tõestanud, et majandus ainult areneb ülespool ja elu läheb järjest paremaks autonoomselt. Mitte keegi pole seda kunagi lubanud. Seda tuleb arvestada. Järelikult, kui selgus, et majandustase ei tõuse, elatustaseme tõusuks pole kindlust, kui praegu paljud eurooplased arvavad, et nende lapsed ei ela tingimata paremini kui nemad, siis on see tõsine mõtlemiskoht. Ja jällegi, kui me räägime sellest, et võib-olla 100 aastat hiljem migrandid ujutavad meid üle, siis esmane küsimus on see, mida me ise praegu teeme. Sest asja ei otsusta kunagi kvantiteet, asja otsustab kvaliteet. Ja küsimus on selles, kui me tahame neid ohtusid tõrjuda, siis kõigepealt iga suur protsess algab muutustest iseendas.
on väga mitut tüüpi valitsust ja me oleme harjunud vaatama tavaliselt kas Brüsselisse või Toompeale või Kremlisse, aga kõige tähtsam valitsusvorm on valitsus iseenda üle. Kui me iseenda üle suudame valitseda, siis on see juba tubli samm edasi demokraatia poole. Kui meil on hea perekond, mis on ju teatavasti ühiskonna algrakuke, kui see perekond on tugev, kui see ei ole mingi ülemineku või ajutine rabevorm, kus lapsed kasvavad kindlustundega, siis on see väga tähtis panus demokraatia ja õigusriigi arengule. Ja siit edasi vallavalitsus ja siis lõpuks jõuame Toompeale välja, aga ilma selle alguse altpoolt protsessita me suud midagi ei tee. Ja nüüd Euroopa elustiil on tõepoolest, minu jaoks tekitab küsimus, et mis on see euroopalik elulaad. Kas on tõesti tarbimine, meelelahutus, nagu vanas Roomas oli leiba ja tsirkust. Tookord oli ka Rooma riigi lõpp nii, et barbarid tunglesid piiridel. Lõpuks ei aidanud muud, kui tuli neid hakata tsiviliseerima, tähendab sisse laskma parema puudusel. Ei olnud jõudu need tõrjuda. Ja siis nad võtsid Rooma riigi üle. Tänapäeval poliitik on samuti muutunud osaks või muudetud osaks meelelahutustööstusest. Poliitika peab tegema nalja, lõbustama ja kinkima. Poliitikud on nagu jõuluvanad. Iga valimise puhul oodatakse, et nad tooks rohkem kingitusi, on jõuluvanade omavaheline võistlus ja see lõpeb sellega, nagu see vana ütlus on, et jõuluvana ära plära, anna kink ja mine ära. Ja tule võib-olla teinekord tagasi siis suurema kingiga. Niimoodi me demokraatiat muidugi ehitame. Ja nagu juba öeldud, demokraatia tähendab vastutust, see tähendab kodaniku vastutust. Mitte ainult poliitiku vastutust. Kodanik kannab ise vastutust oma riigi eest, sest muidu me ei saa rääkida ju vabade kodanike riigist. Ma arvan, et vabadus on siin petlik, sellepärast, et kui me vaatame, kui palju me oleme hakanud sõltuma igasugustest abidest, Brüsseli abist, riigi abist, kas me saame rääkida iseseisvatest ja vabadest kodanikest, kes peaksid iseendaga toime tulema. William Penn omal ajal ütles juba 17. sajandil, et valitsus on hea, kui kodanikud on head. Ja kui kodanikud on tublid ja head ja vastutustundelised, siis kui valitsus jääb haigeks, suudavad nad seda tervendada. Kui aga kodanikud ise on halvad ja rikutud, siis ei saa valitsus olla mitte kuidagi hea. Ja seda sidet me ei saa mitte kuidagi ignoreerida. Ometi Euroopal praeguses kriisis, ja see kriis on tõsine, see on orientiirida kriis, see on pinnapealsuse kriis, on üks võimalus nimelt järgida Eesti eeskuju. Sest mulle väga meeldis esimeses ettekandes Erki öeldu, et Eesti tegelikult kehastab ju mitte reaalpoliitikat. Et Eesti riigi olemasolu fakt maailmas tähendab seda, et reaalpoliitika ikkagi 100% domineeri. Et on võimalik seda kooslust kallutada ka positiivses suunas. Ja kuna Euroopa Liidul praegu puudub piisav ühtsus ja sõjaline jõud, majanduslikku jõud oleks, aga ilma ühtsuseta see ei ole jõud, siis on kõige tähtsam keskenduda ikkagi mõttekusele, mis on meie majandus- ja sotsiaalvaldkonna kõrval, mis on meie olemasolu ja edasise arengu mõte. See on väga tähtis, sellepärast, et ilma sellise vertikaalita, mis meid ühendab, ja seda teavad kõik, kes religiooniga tegelevad, horisontaal ei saa kaua töötada. Seda tunnetas väga selgelt aastal 1992 tookordne Euroopa Komisjoni president Jacques Delors,
keda peetakse üheks parimaks komisjoni presidendiks. Tookord oli sõlmitud Maastrichti leping, mis tähendas, et majandusühendus muutus poliitiliseks liiduks. Sellest peale hakati seda tähistama Euroopa Liiduna. Delors taipas, mida see tegelikult tähendab. Mitte sildi vahetust, vaid et see tähendab kvalitatiivse hüppe vajadust meie teadvuses, meie suhtumistes, millised kohustusi see kaasa toob. Ja tookord ta pidas ühe huvitava kõne, kus ta ütles, et see kohustab end milleks. See kohustab selleks, et kui me järgmise 10 aasta jooksul ei suuda taas avastada Euroopa hinge, tema olemasolu vaimsust, tema mõtet, siis on meie mäng kaotatud. Sellest ennustusest on möödunud nüüd, kui palju aastaid, 26. Peaaegu 3 korda rohkem. Ja selles on minu meelest meie probleem. Võiks öelda ka, ma eile tulin sellele järeldusele, et kas meie probleem ei ole selles, et meil on Euroopa hümn. See Beethoveni kuulus meloodia. Kõik teavad sõnu, kui Beethoveni 9. sümfooniat ette kantakse. Kui Euroopa hümni mängitakse, kus on sõnad? Me oleme samal tasemel nagu Venemaa, kes on taastanud Nõukogude Liidu hümni, aga sõnu siiamaani ei kasutata. Ma arvan, et nendele küsimustele oleks hea vastus, kui me taastaksime Schilleri sõnad: kõik rahvad kummardage kõigepealt oma looja ees. Nähke seda vertikaali. Ja ma loodan, et Putin ei taasta mitte Nõukogude Liidu hümni sõnu, aga me võime siin temast ette jõuda. Veel kord aitäh tulemast. Suur tänu Tunnele julgustavate sõnade eest. Ja ma arvan, et need 4 tundi, mis meil on selja taha jäänud, andsid meile tõesti tunde, et me saame vaadata lootusrikkalt tulevikku. Me teame kindlasti, et probleemide arv ei vähene, probleemide arv võib isegi suureneda, aga alati on mingisugune lahendus, kui me toetume nendele aluspõhimõtetele, millest täna peaaegu kõik kõnelejad lähtusid. Ja ennekõike jääda ausaks iseenda ees. Rääkida ja teha seda, millesse me tõesti ise usume. Ja sellise sooviga ma tahaksin tänada kõiki osavõtjaid nii välismaalt kui ka kodumaalt ja kuulutada sellega meie konverents lõppenuks. See ametlik osa nüüd läbi, aga me saame veel kohvilavas omavahel suhelda, kellel on aega, võivad siia jääda. Ja veel kord suur tänu nendele, kes tuli kaugemalt. Many thanks to our international guests. We are very grateful that you have come. Please enjoy the rest of your stay here and happy return home. Many thanks. Kõike head ja ilusat suvetulekut.